Medemise ilukliinikus on mitmesuguseid noorendavaid protseduure. Liisa, millise protseduuri peale võiks praegu mõelda? Praegusel sügistalvisel ajal on just kõige parem teha valgustundlikke protseduure ja selle alla lähevad siis kõik laser- ja fotoprotseduurid ja näiteks ka keemiline koorimine, et siis kõik laser- ja fotoepilatsioon, fotonoorendus, kuperroosa ja rosaatsia ravi ja nii edasi. Sa mainisid fotonoorendust, mis protseduur see on? Fotonoorendus on ülihea protseduur siis, kui on näiteks pigmendilaigud. Et eeskõige on ta jume ühtlustamiseks, võtab ära siis pigmendilaigud ja punetuse. Lasen sellise kokkusurutud valgussähvatuse siis näo peale ja see valgus neeldub pigmendilaigus. See pigmendilaik nädala jooksul irdub. Kellele on see fotonoorendus ideaalne? Ideaalne on ta just siis, kui on näiteks pigmendiprobleem, punetus, kuperroosa või rosaatsia või kui näiteks häirib foto vananemine, mis tähendab siis seda, et nahal on peenikesed kortsukesed, mis on siis tekkinud UV-kiirguse mõjul. Kuna see fotosähvatus on selline kuum, siis ta paneb kehas tööle näonahas siis kollageeni sünteesi ja selle tulemusel need pisikesed kortsud ka silenevad. Pärast esimest protseduuri on näha ka tulemust? Ja ikka on, et kui on ikkagi tugev pigment, selline pruunikas laikteil, siis pigment reageerib kohe ja nädala jooksul irdub. Nädala-kahe pärast on ka siis näha seda, et poorid on ahenenud ja naha tasapind on ühtlustunud. Aga meie oleme siis Medemises teinud sellise süsteemi, et 2 nädala pärast on järelkontroll, et kui on vaja midagi korrigeerida, siis me seda ka lahkesti teeme. Et praegu pimedal ajal on see klientide lemmikprotseduur, et selline kindel protseduur, millega saab tavaliselt vau-efekti, ehk siis kohe nädala möödudes on nahk värskem, jumekam, säravam, pigment on kadunud. Siin Medemises on lai valik iluprotseduure. Kuidas teha see õige valik siis, mille kasuks otsustada? Kõige lihtsam on tulla tasuta konsultatsioonile, et nagu sa ka ise ütlesid, protseduur on nii palju ja tihti kliendid kas valivad valesti või ei oska üldse valida. Et siis olemegi meie siin abiks, koos valime vastavalt teie nahatüübile või probleemile siis protseduuri. Fotonoorenduse puhul siis teeme kindlaks, et 2 nädalat enne ei oleks päevitanud ja 2 nädalat pärast ei päevita, et ei oleks plaanis puhkusreisi. Ja fotonoorendust me rasedatele ja imetavatele emadele ei tee. Protseduur kestab 10–15 minutit, et selle kerge ebamugavustunde kannatab nüüd küll igaüks ära. Ja lisaks olen ka teinud keemilisi koorimisi, kombineerin siis neid 2 protseduuri, et saavutada selline särav jume. Ootame teid Medemisse tasuta konsultatsioonile, et võite julgelt tulla nii sõbrannaga või emaga ja siis koos räägime ja vaatame täpselt, mis on mureks või huviks.